Pirita rand on praktiliselt inimtühi, siin-seal üksikud jalutajad ning väiksem seltskond, kes askeldab lipumastide juures. Õhutemperatuur on 14 kraadi juures, vesi enam-vähem samas suurusjärgus. Ühel hetkel tõusevad masti 2 lippu ja see oluline sinine, mis tähistab rannahooaja algust. Meil on lepingud nii rannavalveteenuseks, meil on randade heakord tagatud, nii et Forus on sellel aastal meie partneriks ka rannavalve osas ja suurusjärgus €1,2 miljonit on siis kõikide Tallinna randade osas see kulu, mida maksumaksja kannab, et oleks turvaline, et oleks väljas temperatuurid, õhu nii vee osas ja rannas külastamine oleks ohutu ja tagatud kõikide turvalisus. Kui aga rääkida Pirita rannast, siis sellel aastal veel muutusi seal ei ole, küll aga võib need kaasa tuua lähitulevik. Praeguse seisuga ranna esimene etapp on projekteerimisel, läheb kohe, ma tean, et täna hommikul ma küsisin, sealt on puudu veel Tallinna veeallkiri ja juba järgmine aasta peaks ka esimese etapi ehitus algama, mis juba toob siia promenaadi, siis need sammused müügimajad, ärme ütle putkad, vaid majad, et uus inventar, Tallinna Vesi paigaldab oma uued torustikud siia, rannapromenaad, dušid, WC-d, nii nagu ühes korralikus rannas kõik peaks olema. Pirita rand elab oma elu, aga kuidas on lood rannataristuga teistes pealinn ujumiskohtades? Stroomi rand sai uue rannamaja, mida tuli kohendada ehituspraagi tõttu, aga teised rannad. Harkujärve rannas on mõni aeg tagasi juba toodud ka talviseks perioodiks välja saunad, ka seal on valve olemas. Kui me saame veel ka Kakumäele rannahoonet kavandada, siis ma usun, et sealgi inimeste rannas külastuse kogemus muutub. Aga ettevõtlusrandades see on koht, mis väga sõltub ilmast. Asjatud riske võtta ei soovita. Ega ettevõtjadki eriti ei taha siia randa tulla ja see kiosk siin minu selja taga Pirita rannas on praegu täiesti vaba ja saadaval, sest et tegelikult ei olnud huvigi selle arendamise vastu siin. Me tahtsime seda välja rentida, me lasime ta korda teha väljas seest, aga täna oli tähtaeg ja oli 0 rentnikku. See tähendab, et ka ettevõtjatel ei ole usku siia tulla. Et meil ongi siin, kui te siin kõrval vaatate, siis on selline 90-ndate putkamajandus veel alles säilinud. Rannavalveteenus pakub linna avalikes randades turvaettevõtte Forus, kelle rannavalvurid täna ka Pirital kohe koha sisse võtsid.